Vladimir Putin viib kiiresti oma vara ja tõenäoliselt ka pere Venemaalt välja, eemale Ukraina droonide rünnakutest. Venemaalt lahkus veel üks jaht, mida kasutavad Vladimir Putin ja tema armuke Alina Kabajeva. 26. juunil lahkus jaht Krasnodari kraist ja suundus läbi Bosporuse Türgisse. Ja päev varem märgati veel ühte Vladimir Putini jahti sõjalaevade saatel Taani rannikul, mis samuti liikus Venemaast kaugemale. Samal ajal saatis Vladimir Putin Lukašenko Pekingisse toetust otsima, sest Venemaal muutub kütuseolukord aina halvemaks. Annekteeritud Krimmis teatati lausa, et elanikud peaksid harjuma eluga ilma bensiinita, sest isegi okupatsioonivõimude ametlike hinnangute kohaselt ei jätku bensiin tavakrimlastele, vähemalt kuu aega, ja olukord ilmselgelt ei parane. Selle taustal pöörasid The Independenti analüütikud tähelepanu sellele, et Vene diktaator tunnistas varem sisuliselt, et kõik ei lähe plaanipäraselt ja kutsus üles naasma rahuläbirääkimiste juurde. Just siis, kui Ukraina raketid ründavad Venemaa naftatöötlemistehaseid ja tule all on sillad, mis ühendavad Venemaad okupeeritud Ukraina aladega. Ametlikult ületas bensiini liitri hind Venemaal esmakordselt ajaloos 100 rubla piiri. Samal ajal tutvustas Ukraina uut droonitõrjujat, mis suudab mängureegleid kardinaalselt muuta. Sest see suudab samaaegselt nii Vene droone õhutõrjena kinni püüda kui ka ründava rändmoona rollis tegutseda. Aga Lähis-Ida teises sõjas on taas ummik ja ma ütleksin isegi, et alandus. Eelmisel päeval teatas Donald Trump kiireloomulistest läbirääkimistest Iraaniga Dohas. Täna saabusid Katarisse tema saadikud Steven Witkov ja Jared Kushner, kuid läbirääkimised jäeti ära, kuigi nüüd iraanlased väidavad, et neid isegi ei teavitatud sellest, et ameeriklased tahavad nendega kohtuda. Samal ajal Kiievis arreteeriti enesekindel kollaborant, kes töötas venelaste heaks okupeeritud Krimmis juba alates 2014 aastast. Ja nüüd tuli Kiievisse isiklikke asju ajama. Ja nii SBU töötajad ta kinni võtsidki. Minu nimi on Aleksei Petši, täna on kalendris 30. juuni. Võtame koos kokku, arutame kõik need teemad just selles saates läbi ja paneme kõik kenasti paika. Enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele saatele like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Võib-olla mitte kohe, vaid kuskil keskel või siis, kui olete selle saate lõpuni vaadanud. Tuletan meelde, et kommentaarid aitavad selliste saadete levikule YouTube'is väga palju kaasa. Nii et üha rohkem ilmneb märke sellest, et Vladimir Putini sõda ei kulge sugugi plaani järgi. Ja erinevad tavalistest lihtsatest venelastest, keda poliitika ei huvita, otsustas Vladimir Putin siiski oma perekonna Ukraina droonide rünnakute eest kaitsta. Täna lahkus Venemaalt salapäraselt veel üks jaht, mida kasutavad Venemaa president Vladimir Putin ja tema armuke Alina Kabajeva. Jutt käib 70-meetrisest laevast Victoria. Ja nüüd registreeris teenus Marine Traffic, et 26. juunil lahkus Putini jaht Krasnodari kraist ja suundus Türgisse läbi Bosporuse. 28. ja 29. juunil seisis laev ankrus Istanbulis Pendiki linnaosas ja seejärel võttis suuna kuurortlinna Bodrumisse. Siin võiks ju arvata ja eeldada, et Vladimir Putin lihtsalt saatis oma armukese puhkusele Türki, sest Kabajeva oli varemgi seda jahti sageli kasutanud. Aga Vladimir Putini jahtidega on viimastel päevadel toimunud väga huvitavad asjad. Sest lisaks sellele jahile saadi hiljuti teada, et Türki suundus veel üks 82-meetrine jaht Graceful, mis on samuti seotud Vladimir Putiniga. Seda saadavad Vene hävitaja ja avariipäästelaev Vojevoda. Jaht lülitas transponderi sisse esimest korda alates 2022 aastast, olles Läänemeres Saksamaa ja Taani rannikute vahel. Kuid ta lõpetas asukoha andmete edastamise kohe pärast seda, kui info tema liikumise kohta ilmus meedias. Marine Trafficu andmetel suundub Graceful Istanbulisse ning Türgisse jõudmiseks peab ta ümber kogu Euroopa sõitma. Niipea kui meedia märkas Vladimir Putini jahi liikumist, lülitasid venelased taas transponderid välja, püüdes selle asukohta varjata.
Lisaks tuletan meelde, et sel kuul jäädvustati satelliidipiltidel täielik suure puhkemaja lammutamine Vladimir Putini Valdai residentsi territooriumil. Kaadritelt on näha, et massiivsest hoonest pole isegi vundamenti alles jäänud. Samal ajal registreeriti juunis Vladimir Putini residentsi piirkonnas ulatuslikud teetõkked. Eelkõige Tveri ja Novgorodi oblastites suleti suuri lõike tasulisel M11 maanteel kokku umbes 90 kilomeetri ulatuses. See tähendab, et Putini residentsi ümbruses mitme kilomeetri raadiuses peatati liiklus ja ühtegi autot sellesse piirkonda ei lubatud. Mis seal sel ajal toimus, ei ole teada. Aga sõjaliste ekspertide ja analüütikute arvates on ühe Vladimir Putini Valdai residentsi maja lammutamine seotud terve rea julgeolekupõhjustega. Esiteks on see mainekahjude vältimine, sest Ukraina droonide rünnak nii sümboolse ja hästi kaitstud objekti vastu oleks andnud Kremlile väga tugeva meedialöögi. Suure hoone lammutamine võtab droonidelt silmapaistva visuaalse ja soojusliku sihtmärgi. Ja teiseks on selle residentsi ümberkujundamine täiesti suletud, kindlustatud piirkonnaks. Avalikest allikatest on teada, et Vladimir Putin viis osa oma perekonnast Valdaile ja kasutab kohalikku salajast punkrit oma peamise strateegilise varjendina. Luksuslikust mõisast tehakse praegu järjekindlalt militariseeritud objekt. Aga otsustades jahtide väljaviimise järgi Venemaalt, võib eeldada, et kõik need liigutused Valdail on vaid tähelepanu kõrvalejuhtimiseks. Sest kordan veel kord, märgati 2 jahi väljaviimist, aga mida ei märgatud, see jääb seni veel mõistatuseks. Võib-olla viib Putin palju suuremas mahus oma perekonna ja vara Venemaalt välja. Tundub, et Vladimir Putini lähikonnas on mõistetud, et miski ei suuda teda ega tema perekonda Ukraina löökide eest kaitsta. Sest selle puhkekodu likvideerimine Valdai residentsis ei toimunud niisama tühja koha pealt. Sellele eelnes ulatuslik õhutõrje ja kaitseinfrastruktuuri ettevalmistus selle residentsi ümber. Putini residentsi ümber ehitati perimeetrile 7 uut torni, millel on valves Pantsir S1 kompleksid. Ja just nendel samadel M10 ja M11 maanteedel Valdai rajoonis hakkasid teetöölised massiliselt paigaldama spetsiaalseid võrke droonide eest kaitsmiseks. Aga nagu te aru saate, raskete kaubmaadroonide, näiteks Ukraina droon Ljutuji eest, sellised võrgud loomulikult kaitsta ei suuda. Ja selle taustal pöörasid The Independenti analüütikud tähelepanu sellele, et Vladimir Putin tunnistas sisuliselt eelmisel päeval, et kõik ei lähe plaanipäraselt ja kutsus üles naasma rahuläbirääkimiste juurde. Just siis, kui Ukraina raketid ründavad Venemaa naftatöötlemistehaseid ja tule all on sillad, mis ühendavad Venemaa Föderatsiooni Ukraina okupeeritud aladega. Ja nüüd väljaande arvates on Kremli diktaator märgatavalt ärevil. Sest Venemaa lennujaamad suletakse ja nüüd juba pidevalt sõjalogistika kannatab tõsiste häirete all ning sõja toetus elanikkonna seas nõrgeneb järk-järgult. Ja täna fikseeriti Yandexis ja Googles venelaste seas otsingupäringute hüppeline kasv, mis kõlavad nii. Millal sõda lõpeb? No, see tähendab, et venelased on hakanud mõistma, et sõda on tegelikult nende koju jõudnud. Samal ajal ei suuda Venemaa riiklikud meediakanalid enam kunstlikult hoida endist intervjuude taset niinimetatud erisõjalise operatsiooni ümber. Tuletan meelde, et isegi Solovjov, kui juuni keskel pommitati Moskvat, istus stuudios täiesti segaduses ega teadnud üldse, mida öelda. Sest võib ju rääkida, et kõik läheb plaani järgi, kui droonid ja raketid ründavad Ukraina territooriumi. Aga kui need droonid ja raketid lendavad Moskva kohal ning moskvalased näevad neid sähatusi, plahvatusi ja seda, kuidas hiiglasliku naftareservaari gaas lihtsalt õhku lendab. Siis on raske istuda ja rääkida, et kõik läheb plaani järgi. Ja Solovjov oli siis tõesti segaduses. Ta ei teadnud, mida venelastele öelda, et neid kuidagi rahustada. Et kõik justkui läheb plaani järgi, Vladimir Vladimirovitš Putin on tubli, teeb kõik õigekesti ja nii edasi. See ei õnnestu. Ja nüüd intervjuus, mille Vladimir Putin andis pärast seda skandaali. Ta tunnistab otse, et jah, Venemaa seisab silmitsi kütusepuudusega Ukraina droonirünnakute tõttu.
Tema lähikondlased kurdavad samuti üha sagedamini, et kokkulepe, mis nende arvates saavutati USA presidendi Donald Trumpi ja kiilaspäise kääbuse Vladimir Putini vahel eelmisel aastal Anchorage'i tippkohtumisel, ei leia enam Ameerika presidendi toetust. Siis venelaste arvates käis jutt Moskvale 20% Ukraina territooriumi koloniaalkontrolli üleandmisest. Kuigi hiljem samal päeval tunnistas ka Vladimir Putin ise, et Anchorage'is ei olnud mingit kokkulepet. Alustas täiemahulist sissetungi demokraatlikku Euroopa riiki. Nüüd on võib-olla aeg NATO peasekretäril Mark Rüttel selgitada Ameerika Ühendriikide 47. presidendile, et liitlased tõepoolest annavad oma panuse Ukraina toetamiseks. Isegi ilma Ameerika Ühendriikide otsese sõjalise abita, välja arvatud luureandmed. Ehk siis selgitada, et vaata, sa arvasid, et Ukraina kukub kokku ilma sinu abita, aga sa pole juba 1,5 aastat aidanud. Rõhutan, Ameerika Ühendriigid pole 1,5 aastat andnud sentigi. Sõjalise abi jaoks Ukrainale, aga Ukraina pole kokku kukkunud, vastupidi, on hakanud palju edukamalt sõdima metsikute pesemata venelaste vastu. Jätkan tsitaati. Vladimir Putin ise ilmselt arvab, et löögid naftatöötlemistehaste pihta siiski saavutavad oma eesmärgi. Venemaa on, nagu juba korduvalt öeldud, valmis rahuläbirääkimisteks Ukrainaga, ütles Vladimir Putin eelmisel nädalal. Tegelikult kõlas see nagu palve naasta nende aegade juurde, kui lääneriigid, Ukraina liitlased olid veendunud Kiievi nõrkuses, justkui oleks Moskva valmis tegutsema varem Istanbulis saavutatud kokkulepete alusel. Aga Vladimir Putin unustab, et need ajad on ammu möödas. Ja veel üheks kinnituseks Kremlis valitsevast meeleheitest on saanud Kremli ametnike pidevad kaebused selle üle, et Trump ei paista enam olevat nii tuline Venemaa pooldaja, nagu ta oli suurema osa viimase 1,5 aasta jooksul. Just sellel perioodil ta lõpetas sõjalise abi Kiievile ja nii edasi. Ja kui olukorda kainelt vaadata, siis viimastel nädalatel võib näha, kuidas Venemaa pöördub omapärase Nõukogude revisionismi poole. Ümber mõtestades Anchorage'i tippkohtumise tulemusi, mida USA liitlased varem pidasid sisuliselt järeleandmiseks Moskvale, kuid nüüd, kui Ukraina, ja seda tuleb tunnistada, on sõjas initsiatiivi enda kätte haaranud. Tegelikult domineerib ta Mustal merel ja on sundinud Kremlit isegi diislikütuse ekspordi keelustamise üle järele mõtlema. Kremli esindajate retoorika on muutunud. Nende avaldustes kõlab üha sagedamini solvumist ja pahameelt. Nad ei saa aru, kuidas nii juhtus, et Venemaa hakkas selles sõjas kaotama. Muide, initsiatiivi kohta selgitan ma veidi hiljem, sest olen kindel, et selles kohas need venelased, kes ikkagi jätkavad minu saadete vaatamist, ütlevad, aga rindel ju. Venemaa Föderatsiooni relvajõududel on ju mingisuguseid edusamme. Millest sa üldse räägid? Siin tuleb mõelda natuke keerulisemalt, mitte nii primitiivselt, ja ma selgitan hiljem, mida ma silmas pean. Nii et praegu on Donald Trumpi tähelepanu suunatud sõjale Iraaniga ja sellele läbikukkunud kokkuleppele, mida nad üritavad sõlmida. Samal ajal tugevdas see konflikt vaid Ukraina mainet, pärast seda, kui Kiiev pakkus Ameerika liitlastele Pärsia lahe riikides kaitsesüsteeme Iraani droonide vastu. Ja nagu kirjutab Independent, ei ole Trump seni oma Lähis-Ida kampaanias edu saavutanud. Ja kuna tal on kohe ees kongressi valimised, otsib Trump nüüd kergemat poliitilist võitu. Ja Kremlis saadakse suurepäraselt aru, et see avab Zelenskile uusi võimalusi. Nüüd oletas solvunud Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Anchorage'i tippkohtumine võis olla ameeriklaste kavalus, et võita aega Kiievi režiimi ümberrelvastamiseks. Tema assetäitja Sergei Ryabkov süüdistas samuti solvunult USA'd fundamentaalsetest kokkulepetest taganemises, mis saavutati kohtumisel Alaskal. Ja edasi las ma toon täielikult Ryabkovi tsitaadi. Me näeme samuti, et Washingtoni kurss läheneb järjest enam kõige agressiivsemale Venemaa vastasele poliitikale. See tähendab Venemaa vastast poliitikat, mida viivad ellu USA lähimad Euroopa liitlased, Suurbritannia ja Prantsusmaa. No tegelikult siis Vene ametnikud just. Praegu väljendavad oma solvumist.
Aga eriti raske on venelastel praegu Krimmis. Ja Vladimir Putin ei suuda kuidagi õigustada oma jõuetust Krimmi suhtes. Venemaa poolt määratud niinimetatud Sevastopoli kuberneri Mihhail Razvažajevi sõnul. Võimud olid sunnitud kehtestama mitmeid eriolukorra meetmeid. Eelkõige lõpetab ühistransportöö kell 22:00. Suured poed ja kohvikud suletakse nüüd Krimmis kell 20:00. Kütusepuudus mõjutab üha tugevamalt Venemaa suurimat trofeed Ukrainas, nii palju, et isegi Putin ise on sunnitud seda tunnistama. Lõpuks täna Krimmi juht Aksionov tunnistas seda avalikult, et niinimetatud Krimmi võimud ei suutnud lahendada bensiinipuuduse probleemi, hoolimata eriolukorra kehtestamisest, tänu millele loodeti olukord kiiresti stabiliseerida. Nad ju kehtestasid eriolukorra selleks, et probleem lahendada ja bensiin kiiresti tanklatesse tagasi tuua. Aksionov teatas, et võimud võtavad meetmeid puudujäägi likvideerimiseks, kuid eeldusi kütusevarustuse täielikuks taastamiseks ei ole. Ja edasi Aksionovi tsitaat. Lugupeetud krimmimaalased, kütusekriisi olukord jätkub. Palun varuge kannatust. Suuri kütusekoguseid lähiajal müügil ei ole, kuid kütuse- ja energiavarustuse minister annab infot iga päev. Ja lõpuks ütles okupeeritud Sevastopoli juht Mihhail Razvažajev otse, tsiteerin. Kütusepiirangud jäävad praegu kehtima ja need kestavad tõenäoliselt veel umbes kuu aega. See tähendab, et tavalistele krimmilastele ei ole Krimmis bensiini veel vähemalt kuu aega ja seda kinnitavad juba ka niinimetatud Krimmi ametivõimud. Tuletan meelde, et vaba kütusemüük Krimmis, sealhulgas talongide, QR-koodide ja tutvuste alusel. Täielikult peatati see juba 21 juunil pärast järjekordseid Ukraina relvajõudude lööke poolsaare nafta- ja logistikaobjektidele. Sellest ajast alates antakse kütust ainult riigiasutustele ja okupantidele. No, mõeldakse sõjaväelasi. Lisaks bensiini puudumisele Krimmis lülitatakse elektrit regulaarselt välja Ukraina relvajõudude alajaamadele antud löökide tõttu. Ja just seesama Aksionov lubas 30. juuni pöördumises leida mõne päeva jooksul tehnilised võimalused, et taastada õiglane elektrienergia jaotamine kõigis poolsaare piirkondades. Mis puudutab peamisi pöördumisi, mida krimmilased tänaseks esitavad, siis see on ebaõiglane elektrienergia jaotamine. Täna toimus pöönõupidamine, millest võtsid osa kõik saadikud, ressursiettevõtete esindajad ja kõigi omavalitsuste juhid, ilma eranditeta. Peamine ülesanne täna on päeva lõpuks, arvestades tehnilisi võimalusi ja seni ilma eranditeta olukordi, püüda tagada õiglane elektrienergia jaotamine. Aga nagu näeme, bensiiniga on okupandid juba otsustanud nii, et seda ei tule veel vähemalt kuu aega. Sama saab olema ka elektriga. Ja te veel tärate, et Ukraina relvajõud on praegu keskendunud teistele sihtmärkidele, aga nad võivad veel kord Krimmi pihta lüüa ja siis ei ole pool aastat bensiinist juttugi. Lõpuks pole see mitte ainult okupeeritud Krimmis, vaid ka Venemaal ajalooline rekord. Esimest korda ajaloos ületas kütuse hind 100 rubla liitri kohta. Huvitav on see, et tanklad ei ületanud seda hinnapiiri lihtsalt seetõttu, et tarkvara ei võimaldanud kolmekohalisi hinnasilte. Varem pole Venemaa Föderatsioonis kütust kunagi sellise hinnaga müüdud. Sel ajal teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et Venemaa on kontaktis teiste riikidega, arutades võimalust importida kütust vastuvõetava hinnaga. Huvitav on see, et isegi Venemaa niinimetatud partnerid ütlevad, kuulge, see on teie probleem, aga meil, teil on nõudlus, seega me natuke tõstame kütuse hinda. Oleme valmis teile seda müüma, kuid mitte turuhinnaga, vaid veidi kõrgema hinnaga kui turuhind. Näete, siin tuleb karma tagasi. Venelased on ju harjunud manipuleerima gaasi ja nafta hindadega ja nüüd tuleb see neile tagasi. Ja ongi naljakas, et Peskov keeldus nimetamast, milliste riikidega Kreml peab läbirääkimisi kütusetarnete üle julgeolekukaalutlustel. Ja nüüd juba Ukrainast antakse märku ja vihjatakse, et kõik Aasia riikidest pärit naftatoodetega tankerid, mis sisenevad Venemaa sadamatesse ja Ukraina okupeeritud alade sadamatesse, Ukraina okupeeritud aladel, sealhulgas Krimmis, loevad Ukraina relvajõud need seaduslikeks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna see on otsene sõjaline abi okupandile ja agressorile.
Tegelikult on see otsene hoiatus kõigile, et ei tasu püüda Vladimir Putinit päästa, vastasel juhul hävitatakse ka teie tankerid, täpselt nagu Venemaa naftatöötlemistehased. Ja mis on väga oluline, see vastab ÜRO põhikirja 51 artiklile enesekaitse kohta. Samal ajal otsivad Suurbritannia ja tema Euroopa liitlased võimalusi oma kaitsevõime kiireks suurendamiseks. See tähendab, et Euroopa kohandab kiiresti oma sõjalisi eelarveid. Ja täna, enne oma tagasiastumist, teatas Suurbritannia peaminister Keir Starmer, et suurendab järsult sõjalisi kulutusi peaaegu $20 miljardit võrra. Kuigi varem käitus Suurbritannia selles küsimuses, ütleme nii, väga konservatiivselt ja jäi teiste riikidega võrreldes väga maha SKT protsendilise osas kaitsekulutustele. Ja siin kinnitavad eksperdid, et Venemaal on see juba õnnestunud. On õnnestunud panna lääs närveerima. Just sellepärast ongi Euroopa riigid sunnitud üha rohkem vahendeid kaitsesse suunama, kuigi nende eelarved on niigi tugeva surve all. Ja kõik see selleks, et ohjeldada sellest riigist lähtuvat ohtu, mille majandus on suhteliselt väike ja mis ise on sõja ning naftasektorit tabanud sanktsioonide tõttu üha enam kurnatud. Jutt käib Venemaast. Siiski on olemas ka teine tee, mida võivad kasutada Euroopa ja isegi Ameerika Ühendriigid. See seisneb selles, et tugevdada Ukraina edusamme lahinguväljal, aidata Kiievil mitte ainult stabiliseerida rindejoont, vaid ka lõplikult murda Venemaa sõjaline logistika, mis võib viia Vene armee rinde täieliku kokkuvarisemiseni. Pole välistatud, et Ukraina suudab selle saavutada ka iseseisvalt, jätkates juba praegust ulatuslikku keskmaalöökide kampaaniat Venemaa poolt okupeeritud aladel asuvate objektide pihta. Vene armee lüüa saamine kujutab endast tõsist ohtu praegustele Kremlis võimul olevatele isikutele. Vladimir Putin saab sellest suurepäraselt aru. Oma riigi ajalugu hästi tundva inimesena ei saa Putin unustada, et just Vene vägede alandav tagasitulek pärast esimest maailmasõda oli üks tsaarirežiimi languse teguritest. Ja nüüd püüab Vladimir Putin igati venelastele pähe ajada, et nemad justkui võidavad. Miks? Sest Venemaa Föderatsiooni armee liigub rindel edasi. Kui te tähele panete, siis viimased 2 nädalat räägib ta pidevalt, vaadake, me liigume edasi, me läheme edasi. Meie väed, nagu ta väljendas, pommitavad iga päev ja murravad rindeliini läbi, liiguvad edasi ja nii edasi. Aga Vladimir Putin ei ütle neile samadele venelastele, et Ukraina on lihtsalt valinud teise strateegia. Mitte rindel vastasega otse kokku põrgata ja kahjuks sõdureid kaotada. Ei. Vaid viia olukord Vene armee jaoks sinnamaani, et nad on sunnitud ise rindel põgenema, sest logistika ja varustus on hävitatud. Venelased võivad lõputult rindejoonel edasi liikuda, kuid mingil hetkel saabub olukord, kus nende tagala on täielikult hävitatud. Varustusliinid lõigatakse täielikult läbi. Ja sealt ei tule enam mingit abi. Just sellepärast hävitavad Ukraina relvajõud praegu näiteks Donbassi, Donetski oblasti sildu. Nad lõikasid Krimmi ära, andsid seal lööke sildade, varustuse ja logistika pihta. Viisid olukorra selleni, et Krimmis pole bensiini. Nüüd rünnatakse sildu Donbassis ja mis hävib? Logistika. Aga selleks, et mõista kogu seda põhjus-tagajärg seost, peab natuke mõistust olema, mida Venemaal ei ole. Muide, täna kodifitseeris Ukraina kaitseministeerium ja lubas kasutusele võtta kaitsejõudude üksustes kodumaise tootmise droonikompleksi Toleon, mis võib tegutseda nii püüdurina kui ka ründedroonina. Samal ajal saab drooni juhtida operaator nii käsitsi kui ka poolautomaatses režiimis. Ukraina kaitseministeeriumis teatati, et lisaks õhutõrje ülesannete täitmisele, nälinädal lähimaa õhutõrjes, saab Toleonit tõhusalt kasutada maapealsete sihtmärkide tabamiseks ja teiste taktikaliste ülesannete lähendamiseks ründedroonina. See on vihje logistika hävitamisele. Ja liigume nüüd teise teema juurde. Need on USA ja Iraani läbirääkimised, mis pidid täna toimuma, kuid jäid täna Kataris ära. Eelmisel päeval teatas Donald Trump, nagu ta ise väljendus, kiireloomulistest otsestest läbirääkimistest Iraaniga Katari pealinnas Dohas.
ja täna saabusid USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner ja erisaadik Steve Witkoff Dohasse nendeks kiireloomulisteks läbirääkimisteks iraanlastega. Kuid Katari vahendajad teatasid, et neil ei toimu kõrgetasemelisi kohtumisi Iraani delegatsiooniga. Ja nii seisidki Witkov ja Kushner lihtsalt häbistatult ega teadnud, mida teha. Katari välisministeeriumi andmetel toimuvad sel nädalal, mitte ainult täna, vaid kogu nädala jooksul pooltevaheliste läbirääkimiste asemel tehnilised konsultatsioonid, sealhulgas piirkondliku julgeoleku teemal. Ja nüüd teatas Teherani esindaja Esmail Bagai, et dialoog Katariga, mitte ameeriklastega, vaid just Katariga, ajutise kokkuleppe täitmise kohta, sealhulgas külmutatud Iraani varade vabastamise osas, toimub tõenäoliselt kolmapäeval Dohas. Järgneb Bagai tsitaat. Lähiajal ei ole kavandatud ühtegi küsimust ega kohtumist Ameerika poolega ühelgi tasandil. Ja ta lisas ka, et tegelikult iraanlased ei olnudki täna mingeid kiireloomulisi läbirääkimisi planeerinud, seega polnudki midagi, mida oleks saanud tühistada. Kuigi ma tuletan meelde, et eile väitis Trump, et just iraanlased taotlesid kiireloomulisi läbirääkimisi, mistõttu ta saatis oma saadikud Katari nendele samadele kiireloomulistele läbirääkimistele, mis, nagu näete, ei toimunud, sest iraanlased lihtsalt ei tulnud kohale. Aga sellest lähemalt. Sellest räägime juba järgmises saates, siin ma ei peatu pikemalt, lihtsalt käime lühidalt üle ja fikseerime selle uudise tänase päeva lõpus. Ja saate lõpus räägin juba traditsiooniliselt uudise, mis olen kindel toob teile naeratuse näole. Täna pidas Ukraina julgeolekuteenistus kinni endise Krimmi autonoomse vabariigi vabariikliku kütuse, energeetika ja innovatsioonipoliitika komitee esimehe, kes pärast poolsaare hõivamist 2014. aastal asus koostööle Venemaaga. Ja täna arreteeris SBU ta, kes oleks võinud arvata kus. Kiievis, kuhu ta enesekindlalt saabus, nagu ta ise ütles, isiklike asjade lahendamiseks. Mõtle lihtsalt, kujutage ette, 12 aastat kollaborant, töötas venelastega, aitas neid, temast teatakse, sest ta on poliitik, ta on tuntud, kõik teadsid temast ja ta tuli Kiievisse isiklikke asju ajama. Jutt käib kollaborandist, Sergei Bovest. Nagu SBU rääkis, siis see tegelane sai kohe pärast poolsaare annekteerimist Venemaa poolt endale Vene kodakondsuse ja pakkus Vene vallutajatele oma abi. Edasi määras kohalik auleiter Aksionov ta nii-öelda tähelepanu Krimmi vabariigi kütuse- ja energeetikaministriks. Seda ametikohta täites aitas asjaosaline Vene Föderatsiooni okupatsioonivõimudel kehtestada kontrolli poolsaare strateegiliselt olulise energeetikataristu üle. Ja on päris naljakas, et just see kütuseminister põgenes Krimmist täpselt sel ajal, kui seal olid kütusega tohutud probleemid. Noh, kes teab, võib-olla ta põgenes teadlikult Kiievisse, mõistes, et parem on juba vangis istuda, kui venelastega koos olla. Või on ta lihtsalt nii rumal, et sõitis Kiievisse, lootes, et teda lihtsalt ei märgata. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!